sulgen silmad ja näen valgusakent tõusmas. On see unes või ilmsi, kumab valgus algul õrnalt, hiljem juba selgemalt. Tahe liikuda sealt läbi minna ikka kõrgemale ja kaugemale. Oma hingeloomule ustav teeb tugevamaks enese ja elu. Valguses on sooja, valguses on jõudu. Usk on ringlus meie sees.
valguse paistel värve on palju. Peegeldus kiirgab ja pimestab meid. Killuke siit ja killuke sealt korjan kokku kõik valguse ilma pealt. Valge helk on roosas peidus. Õrnalt kumab ja särab see. Valgusele vastu siruta käed. Tunne, et lootus ja rahu on väed. Usume veel, et kõik on ees meie teel.
südames soojuses leiame nõu. Päikest tahan, rõõmu, valgust hinge vajan. Sügisootuses maa januneb vihma. Puhtaks saavad nii linn kui maa. Murul helkleb pärlendav läige, mustale mullale värvi annab piiskade kee. Läbi nukra aja rõõm saab suureks rõõmuks. Mõni piisakene kosutavaks sõõmuks.
rikkad värvid pimedusest lahvatavad üles. Jälle avab koidik oma helde süle. Tango rütmis on saladus peidus, must kui öö ja kuumav kui tuli. Selles on väge ja võimu viia tippume pinge, iga sõõm on lõõm. Nendest jääb hinge mingi rahutu rõõm. Öö on petvalt pime, virgupäev, siruta end, sul on julgust,
sagar päikese eest. Mustast mullast on saanud meie silmad ja süda. Silmades ja südames on äkki palju valgust ja rõõmu lihtsalt olemise pärast. Sisemises vaikuses kasvab hingepuu, mille latva paitab igaviku tuul. Vahel tema oksal istub sinilind, kelle püüdmisel on kukkumise hind. Sinilind võib ainult ise leida sind, sest ta sünnib vaimust ja vaim on tema ling.
ühtaegu koos. Valev lumi, helklev mari, puhtus, selgus koos. Meie juured on lapsepõlves, kodumullas ja maakamaras, murukoplis. Meie juured on igas paigas, kus me kunagi mööda käinud ja need lõputa keerlevad teed ja need kauguses sinavad metsad, võõrad paigad ja võõrad nimed saavad omaks ja uuesti võõraks. Kui külm poeb järjest sügavamale põue, hakkame mõistma oma sisemise tule ja jagamise olulisust. Puhas lumi, sinetav kargus puhastab hinge ja meeli.
tahaks käia jalas jaks, pilgus vaatepiir nii hele, sisendada enesele talveteed end tugevaks. Tahaks käia jalas jaks, pilgus vaatepiir nii hele, sisendada enesele talveteed end tugevaks. Saladuse loor on ümber meie, müstiline tunne põue poeb. Saladus on õhus, tunne on ärev, hetk pingeline. Jalutades vikerkaarel peidab vihmasabin päikest. Musta mulla mustemaks teeb veel. Tõuseb taevas värviline kee, laotab üle maa ja vee.
turvalist rohtu, kus astuda paljajalu. Taevasina, musta mulla soojust, valges ehtes kased. Kuulakem nüüd koos kirke laste mõtteid elust Eestis. Mulle meeldib Eestis elada, sest siin on palju loodust, puhas õhk. Metsas käies kuulen linnulaulu, korjan marju ja seeni. Eestis on hea elada, sest meie riik on väike ja kõigile jagub siin ruumi piisavalt. Eestis on toredad inimesed ning hea haridus. Eesti keel on minu meelest kõige ilusam. Loodan, et see keel jääb meile püsima ja inimesed tahaksid tulla Eestisse rohkem, kui siit ära minna. Eestis on rahulik. Ma armastan Eestis elada, sest siin on head võimalused sporti teha. Kallis Eesti, ma soovin sulle head tervist, jõudu ning jaksu, mis kõige tähtsam edu sportlastele. Soovin ka, et Eestil oleks hea tulevik. Eestis on 4 kõige ilusamat aastaaega. Eestis on tore rahvas, sõbralik pere, abivalmid sõbrad. Eestis on toredad võimlejad. Treenerid ja õpetajad on väga abivalmid ja aitavad alati. Eestis on hea elada. Eestimaa, nii suur, kuid samas nii väike, on minu armas kodumaa, kus saan kasvada, õppida, laulda, tantsida, joosta, hüpata ja võimelda. Eesti Vabariigi 100. sünnipäev on meie kõigi pidu. Ja selle tähistamiseks on hea võimalus teha kingitusi. Oluline on, et kingitus tuleb südamest ja siirast soovist head teha. Kevadises tuules ja sireliõites, suvepäikeses ja hommikukastes, kõigest teist tunnen minu Eestit.
positiivne vaimsuse kogu, sügav sisemine rahu ja väärikas kulgemine, voogav vägi ja meelekindlus ning mis peamine, võimas üks olemise tunne. Eesti ja eestlus, see olen mina, oleme me kõik üksinda ja üheskoos. Teile esinesid võimlemiskoor Kirke võimlejad treenerite Liia Puhmi ja Pillerin Puhmi juhendamisel ning klaverisaatja Jelena Kriisina toetusel. Tänase etenduse kordamineku eest täname Remo Sirila, Tiit Maive, valguskunstnikud, kostüümikunstnik ja vigurõmbleja Liivi Pais, vahetekstide lugeja Helle Lember. Suur tänu huvikeskuse direktorile Kristi Erkmanile. Suur kummardus teile, lapsevanemad. Eriline tänu Mari ja Urmas Polgale, Irma-Liisu Eberlele, Birgit Saarele, Mari-Liis Olenkole, Reelika Enderile, Tairi Tapole, Uwe Rain Uusrannale. Täname Haapsalu linnavalitsust, Haapsalu spordibaase, Nikolai kooli, Kultuurkapitali Läänemaa ekspertgruppi ja Kultuurikeskuse abivalmis kollektiivi. Aga nüüd saab sõna võimlejate nimel Hanna Lahe. Tere kõigile! Miks ma siin ees seisan on see, et mina olen olnud 7 aastat võimleja ja antud kontsert on minu viimane. Ja ma tahaksin anda oma isiklikud tänusõnad kõigepealt õpetaja Leenale, kes on olnud 7 aastat minu klaveriõpetaja ja kes on olnud kõikidele Kirke võimlejatele alati moraalseks toeks. Siis ma tahaksin anda edasi tänusõnad Pillerinile, kellel on maailma kõige ilusamad kavad, kes näeb alati asju, mida teised ei näe ja kes on alati heas mõttes terava ütlemisega. Ja minu lõplikud tänusõnad ja kõige suuremad tänusõnad lähevad minu treener Liiale. Kas sa saaksid siia tulla? Ma olen 7 aastat olnud võimleja ja see teekond koos Kirkega on mind muutnud täiesti lõpmatuseni. Ja treener Liia on mulle kaasa andnud enesekindluse, püstise pea, sirge selja, et ma saaks elus edasi minna. Kuigi meil on olnud ka tülisid ja lahkarvamusi, siis ta on alati olnud inimene, kellele mina vaatan alt üles. Ta on olnud mulle korraga nii õpetaja, treener kui ka eeskuju. Ja Liia, ilma sinuta ma ei oleks see inimene, kes ma täna olen. Need on siis minu tänusõnad, aga tegelikult seisan ma siin ees sellepärast, et tahan anda edasi ühe kingituse. Terve Kirke pere poolt, see tähendab siis kõik Kirke võimlejad, nii suured kui ka väikesed. Ja siis ka nende lapsevanemate poolt. Et kõik võimlejad teavad, Liia ja Sille, äkki te tulete? Et kõik võimlejad teavad, kui halb on nädalas 4-5 korda mitu tundi trenni teha streikivast makisaatel. Et see, kui sa oled ikka täiesti läbimärg ja väsinud ja siis Liia lihtsalt vajutab nuppu ja mitte midagi ei hakka tööle, et see on koormav nii mitte ainult meile. Et see ei ole koormaks mitte ainult nii treeneritele Liiale ja Pillerinile, vaid ka võimlejatele. Ja sellepärast tahame me siis terve Kirke perega kinkida edasisteks võimlemisaastateks sulle suure uue maki. Aitäh sulle! Suur tänu kõigile külalistele ja kaunist päikselist kevadet, sirget selga, nagu öeldi, ja kerget jalga.